oksendasin peol kogemata tünnisauna. Õnneks keegi ei näinud ja kuna oli pime juba, siis polnud ka väga aru saada, et keegi vette oksendanud. Inimesed käisid veel terve õhtu rõõmsalt tünnis edasi. Ma ei ole küll autoteadlane, aga kas siis tuleb nagu mingi plärin ja mingi... Ma võin ta ise koju viia. Mingi hetk tõmbas politseibuss ka kõrvale. Nüüd on punane. Kas see nüüd salvestab või? Issand jumal, pärast see ei salvesta. Oota, ma nüüd panen selle, olge valmis. Tuleb. Okay. Õhinapõhine podcast. Let's go. Yeah. Tere, kallid kuulajad ja vaatajad. Mina olen Saarah ja minu kõrval on Maria. Ja, meie otsustasime täna Mariaga, et meie teeme episoodi alguse sissejuhatuse koos. Ehk siis 3-4 siin on meie etteaste. Õhinapõhine podcast on tehtud Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengite poolt. See igapäevane. See on iganädalane. Iganädalane. Annus huumorit. Teadmisi ja huvi. Ja ebareaalne kogus juhuslikke kõrvalepõikeid. See on nagu ekspertide meeskond, kes on kokku saanud, et rääkida huvitavatest asjadest miinus eksperdid. Ja nüüd teeme viimase lause niimoodi, et mina ütlen ja sina ütled. Okei, nii. Nii. Et. Istu. Maha. Ja. Kuula. Naudi. Naudi. Meie. Üleheliseiklust. Yeah, we did it! Me harjutasime enne ka seda, aga see okay. Aga nüüd läks eriti hallasti. Enne oli laitmatu. Igatahes Maria. Saara. Mis on meie tänased mõtted ja plaanid tänaseks episoodiks? Me mõtlesime midagi nagu natuke võib-olla chilli teha, rääkida oma vahel, on ju. Et me kogusime või saatsime sellise küsitluse laiali, et kes tahab näiteks midagi põnevat rääkida, äkki sul on mingi kogemus olnud, mingi lugu. Kellel on mida südamel? Täpselt, äkki me saame kuidagi nõustada, kuidagi abi anda, on ju. Et siis inimesed täitsid Google Formsi ja see kõik oli anonüümne. Yeah. Nii et saab huvitav olema. Meil tuli väga palju kirja. Tuli küll. Nagu... Ma ei oodanud, et nii palju. Sama. Aga mis on alati väga tore, nii et... No see näitab, et inimestel on väga palju südamel. Tõsi. Aga loodame, et on pigem nagu naljakaid ja toredaid asju südamel, on ju. Nõus. Mida tahad jagada. Jah. Vot. Kuidas me teeme nüüd nendega? Kas me... No teeme järjest. Kas sa teed otsa äkki lahti või? No davai. Alati valmis. Nii. Kuuled, jah? Käisime mõned aastad tagasi pulmas, kus minu abikaasal, pruudi isal, vabandust, alustame otsast peale. See oli kõik õige ju. Ja ei, üks sõna ei vahet. Okay. See on, ma pean nagu selle storyline tegema, et nagu see on nagu Anu Reemuse jutud praegu siin. Jah, no näed. Aga kas ma peaks nagu mingi häälega tegema? Käisime mõned aastad. Okei, ma teen tavaliselt. Käisime mõned aastad tagasi pulmas, kus minu abikaasal ja pruudi isal oli sama eesnimi. Pulmas jõuti pulma ülesannete jagamise juurde ja hõigati välja minu abikaasa nimi. Minu abikaasa arvates, et silmas peeti teda, läks oma ülesande märki rõõmsalt vastu võtma, kuid hiljem laudkonnas arutades jõudsime kõik arusaamale, et silmas peeti siiski pruudi isa. Ilmselgelt sai laudkonnas seoses sellega nalja visatud ja loodetavasti pruutpaar siiski pahane polnud. Huvitav, mis ülesanne siis oli? Ma ei tea, aga nagu ma ei oleks nagu pahane. Ma naeraks selle. Jah, see on nagu funny story. Nagu, mis sa ikka, pidu läheb edasi. Nime käib, naljakas. Et, jah. Ma arvan, et sellepärast pole üldse vaja ennast arvestada tunda või? No, ma arvan ka mitte. See on, ma arvan, et neil isegi nende pruutpaaril ei ole meeles.
ei või? No nagu näha osadel inimestel on meeles. No tal on. No siis ta on nagu paanika saata. ei, jah. See oli nagu chill. See oli hea algus. See oli nagu rahulik, vaata. See oli hea algus, jah. Lähme siis järgmise juurde. Davai. Mida? Oksendasin peol kogemata tünnisauna. Õnneks keegi ei näinud ja kuna oli pime juba, siis polnud ka väga aru saada, et keegi vette oksendanud. Inimesed käisid veel terve õhtu rõõmsalt tünnis edasi. Oota, mul on nagu küsimus, kas aga tükid on ikka või nagu, aga tünnisaunad, kas nad nagu mullitavad ka või? Tead, oleneb tünnisaunast, ma ütleks. Näed. Aga samas äkki, Samas, kui need inimesed on juba napsutanud seal, ega siis sind väga ei huvita, kui mingi kartulitükike riivab sulle. Ja, aga mis ma mõtlen, on see, et seal on ju soe. Kas soojusega ei ole nagu see hais nagu meeletult suur? See on nagu supp seal. Ei, aga nagu, fair enough, nagu selles suhtes, aga selle inimese jaoks on ülihea, sest ju keegi pannud tähele. Noh, eks siis tal on nagu, juhtus kogemata, vaata, aga nagu keegi ei pannud tähele ju. Oksendasin peol kogemata tünnisauna. Kas ta siis ise oli juba tünnis või? Kui inimesed olid ümberringi, kuidas ta see nagu niimoodi? Või siis äkki ta nagu, nad ei olnud veel tünni läinud ja siis tal... Okei. Jaa, äkki inimesed ei olnud tünni läinud. Ehk siis nad vist nagu arvasid, et see ongi mingi imelik hais, vaata. Et see ongi normaalne. See käib asja juurde. Jah, ja siis keegi pannud pahaks, ne? No see on huvitav. Ei, see on nagu... See on jällegi nagu, et kui keegi ei näinud, siis sul vedas, ne? No ma ütlen nüüd seda, et iga kord, kui ma tünnisauna lähen, siis ma kontrollin enne, mis seal on. Kui mõned inimesed suudavad tünnisauna oksendada, issand jumal. Ei, kõva. Davai, ma lähen järgmise juurde. Nüüd see on natukene pikem, aga siiski. Päris hea. Kui ma väike olin, siis käisime sageli sõbrannaga väljas mängimas. Vahepeal leidsid ka poisid meid üles ja hakkasid meid tagasihoidlikult kiusama. Aga ega ma pahaks pannud. Mulle meeldis üks kuttidest seal grupist. Ja kui nad olid taaskord meid sõbralikul viisil kiusanud, jooksid nad ees minema. Me sõbrannaga proovisime järgi jõuda, kuid jaks sai otsa. Lõpuks, kui me olime tükk aega kõndinud, hakkasime neist samadest poistest rääkima ning mina, kes kõrvuni armunud ühte poissi, rääkisin 9-aastaselt, kui väga ma teda armastan ja kui väga ta mind armastab ja mitu kassi me tulevikus endale võtame ja mitu autot meil maja ees seisab ja nii edasi ja nii edasi. Põhimõtteliselt rääkisin kõik oma südamelt ära, aga siis... Kui olin oma armastuslood lõpetanud, hüppasid poisid põõsast välja ja ehmatasid meid. Siiani mõtlen, kas see poiss mäletab, missugust imalat crazy storyt ma seal rääkisin. Mul on aga siiani piinlik, kuigi 15 aastat on möödas. 15 aastat? Ma mõtlen ka 15 aastat on päris palju, nagu... Ma arvan, et see on nii tõsine, see on jälle see, et nagu sa oled nii noorek ka, äkki sa ei mäleta seda, aga samas kui nagu see osapool mäletab seda. Oota, see osapool on ju nagu tüdruk, kes rääkis, on ju, et tal oli meeldis poiss, on ju. Et ma arvan, et äkki nagu tüdrukutel on rohkem nagu see, et võtta jääb hinge peale või midagi. Võib-olla, jah. Aga äkki selle noormehele oli siis nagu see on 15 aastat teda kummitanud, nii et ma ütlen, et ei ole vaja nii väga muretseda. Inimesed liiguvad edasi. Jah. Igasuguseid lolle asju juhtub elus. Jah. No näed, ja täna me räägime nendest. Jah, just. Nii et ei, aga minu meelest hea lugu, et seda äkki ta sai lihtsalt hingelt ära selle vaata nüüd, kui ta kirjutas. Et see on ju jumala hästi siis ju. Sai jagada tükike endast või mis tal südame peal on olnud. Jah. Davai, lähme edasi. Mul oli kord vana väike Toyota Yaris auto. Ühel hommikul kooli kiirustades kuulsin auto tagant imelikke ja hirmutavaid helisi, nagu miski lohiseks järgi. Stockmanni ristmikul kukkus mul auto alt summuti ära. Hirmust ei osanud miskit muud teha, kui sõitsin lihtsalt edasi ja summuti veeres taga oleva auto alla. Hiljem läks ema sellele järgi ja korjas selle üles.
sellest juhtumist saati kardan igat väiksemat heli, mis autoga sõites tuleb. ei oota, aga see, ei, nagu kui ma oleks nagu... Kas ta nägi oma tahavaatepeeglist ka seda summutit? Ju siis. Ei, aga nagu see on... Aga samas, no ma ei tea, äkki oli ristmikul hästi palju autos ja mingi särkökki ja siis ta on nagu piinlikkusest äkki ei tahtnud vaata. Või nagu ei tahtnud, oota, ma jääd seisma, vabandage, ma võtan teie auto alt, tõmba nüüd summuti ära. Okei, see on päris naljakas. Ei nagu... Ma ei tea. See on huvitav. See on väga huvitav. Ma mõtlen veel seda, kas ta varem ei pannud tähele, et see summuti ripub all või? No võib-olla mitte. No aga samas ta ütles, et ta helisi kuulis. Äkki üks hetk oli nagu pong. Aga kui sa juba helisi kuuled, miks sa juba varem ei vaata nagu auto alla? No peaasi, et ema läks järgi. Jah, peaasi, et nagu kätte sai vaata ja sai parandatud, eks ole. Aga samas ta olid vana väike nagu Toyota Yaris auto, ehk siis äkki ta juba vana vaata, siis ta oli nagu mingi, mis seal enam, vahet pole, no sõidad juba summutit inimene vana juba. Oota, kui summut ära kukub, ma ei ole küll autoteadlane, aga kas siis tuleb nagu mingi plärin ja mingi tuleb või? Minu meelest siis tuleb, jah. Kuule, see on päris võnge ja siis Toyotas sai mingi Lamborghini või? Jah. Siis kõik nagu, kus see hea mis mootor sul on? Mul ei olegi all. Issand, see ei peaks nii naljakas olema. Igatahes. Lähme edasi. Lähme järgmise juurde, jah. Noh, okei. Sõbral. Okei, ma ei tea. Ma võin su eest lugeda, tahad? Ei, ma saan hakkama. Okei. Pead vastu. Ja. Sõbral oli lasteaias kõige ümmargusem pea, mida eales nähtud on, mille tõttu teda ka kiusati. Nüüd ei tohi naerda. Ma oleksin ülitõsiseks praegu. Lõpuks hüppas ta meelega liuväest alla ja murdis jalaluu, et ei peaks enam tulema. See on tegelikult kurb. No see on ikka kurb, jah. See on ikka väga kurb. Kui see on nagu päris lugu, no sest ta võib nagu tunduda, et on nagu naljaka nagu mingi baasiga, vaata. Yeah. Aga kui see on nagu päris, siis on ikka see, et sa meelega tahad murda oma jalaluu ära, et sa ei pea enam mingi kooli minema või lasteaeda. Jah, lasteaeda. No see on ikka päris julm, jah. See on nagu scary. Me tulime nii vale energiaga selle loo peale. Siis ma mõtlesingi, et nagu ma nagu naeran põhimõtteliselt. Ja siis ta nagu, et lõpuks hüppas ta ja siis ma nagu meelega liumäest alla. Yes. Nagu see on ta on väike tekst, aga roller coaster. Ja. Aga see on väga kahju tegelikult, kui nii nagu päriselt juhtus. Jaa. Ma loodan, et tal nüüd on kõik hästi. Jah. Loodame tõesti. Jah. Lähme siis edasi. No, loodame, et äkki järgmine on lõbusam miskit. Jaa, aga siin ei pruugi ainult lõbusaid lugusid olla. Tõsi. Sest me ju ütlesime, et see on fine. Jah, et kui see on fine, kui sa räägid oma tõsisematest muredest ka, mis tegelikult ongi. Ja see ongi okei. Nii et, davai. Ehk siis mul on null energia, nagu selles suhtes mul on nagu null nagu mingit baasi all. Ma ei naera ega midagi. Nii et sa võid rääkida. Okei. Nii. Jah. Sõber sai algklassides klassiõelt nii meeletu hoobi jalaga kubeme piirkonda, et tekkis eluaegne vasaku munandi rebend. Kannataja lubas peale intsidendi kõigil käeluud puruks murde ja lennukiga otsa. Miks? Lennukiga otsa siis sõita või? Ma ei saa sellest käekirjast aru. Jah, ta on nagu jäi poolikuks kuidagi, aga nagu ma eeldan, mis sealt edasi tuleb nagu. Oota, sõber sai algklassides. Inimestel, et sõbrad on kus ta teab, et sellel sõbral eluaegne vasaku munandi rebend tuli? No äkki ta tuli peale kooli, tähendab peale seda haiglast võib-olla arsti üles tulla, sest läks koolist nagu, nüüd on asjal niimoodi. Et täiesti katki. Ma ei tea, mis nagu sõbrad teevad iga julme asju, ma ei saa aru. Ja see on ka lasteaias.
ei, see on algklassid. Sorry, ma vaatasin seda eelmist teksti veel. Ja see on algklassid. Algklassides. No see on ikkagi, lapsed jäävad lasteks, no ma ei tea. Lapsed on nii julmad tegelikult. On. Ja nad lähevad julmemaks. Need veel eriti, kes kiusavad, need on veel hullemad. Noh, täpselt. Ja siis, mõtle, kui sa kasvad siis suureks, siis sa nagu näed seda inimest, vaata. Mis inimest? Kes kiusas või? Jah, kes kiusas. Mis siis on, siis oledki nagu mingid, tahad nüüd ka kiusata või? Või nagu... Kas sa oled kas sind on kiusatud kunagi? Jah. Aga kas sa oled kohtanud? On see õige sõna või? Kohanud. Kais kohanud. Kas sa oled nendega kohanud ka? Peale seda nagu mingi, ma ei tea, 10 aastat möödas ja siis kohtunud? Ma arvan küll. Aga no sa ju ei hakka rääkima sellist asjadest nagu kas ikka veel kiusad või mis teema sul? Ei, sa ei hakka nagu rääkima, aga nagu mis muljed või tunded sinust tekivad? No väga negatiivsed ju. Negatiivsed? No ma ei arva sellest inimest midagi head. Jaa, aga kui sa näed, kust on oma elus, siis kas see siis kas see on see, et ma pigem loodan midagi muud või? Ei, nagu ma räägin oma näite. Nii, kas sind on kiusatud? Jaa. No nii. Ja siis see inimene, ma nägin teda äkki, ma ei tea, 7 aastat hiljem ja ta ei olnud heas seisus. Ja siis ma tunnistan võib-olla, pahatahtlikult tundsin nagu rõõmu selle üle. Ja ma mõtlesin ka, et sa pigem ju loodad, kui sulle on tehtud nagu halvasti, siis on ainult naturaalne või loomulik, et sul ju jääb ka negatiivne mulje sellest inimesest. Ei, mu point on, sa ei saanud aru või? No ma sain aru ju, aga võib-olla ma ei oska seletada. No mul tekib siuke tunne, et nagu paras talle. Jah. Et sa sisimas nagu loodadki, et tal ongi nagu halvasti. Jah. Või ma ei looda seda, ma lihtsalt nägin seda, et tal on halvasti ja siis ma olin mingi paras, sa väärid seda. Issand jumal, ma olen põrgusse. No. Lähme edasi. Praegu me lähme edasi ja järgmine kord lähme. Issand, ma unustasin koodi ära, vabandage. Nii, meil hakkab nüüd number 7. Number 7, jah, olemas. Jälle kordselt keegi sõber. Sõber andis ühel peol peremehe koerale kimu. Koer jäi kahjuks kimus sõltuvusse ja oh my god, ja suri mõned kuud hiljem kroonilisest suitsetamisest põhjustatud kopsuvähki. No see on nali. No see on ikka nagu nali. See on nagu kindlalt nali. See on nagu... Triinu, rahune maa, see on nali. See on nali. See on nali. No ilmselgelt või nagu ma ei mõtleks. No. Ei, no see on võimatu. Triinu ise kirjutas. Ei, kõva nali. No vähemalt sai hingelt ära vaata. Sai hingelt ära, jah. Äkki ta tahtiski vaata, et et ma olen mingi stand-up comedy tüüp, et nagu kuidas see vaata nali vaata hitib. Siis vaata ka show rääkida. No mul ei hittinud see nali. Ja see ei olnud, jah. Aga tore, et kirjutasite. Jah, jumala eest. Mis asja? Jumala hea, jah. Nüüd... No ma loodan, et see ei ole päris... No... lähme edasi. No davai. Sinu kord? Minu? Jah. Ossa vana, see on päris pikk. Oho. Kirjutan teile siis ühe loo enda ja enda kaaslase tutvumisest. Kolisin seoses õppimisega teise linna ning tegin ka Tinderi. Ei pääsenud ma ei üle lahe soomlastest ega ka kodulinna jorssidest. Kõik olid platsis. Üks noormees aga ei tahtnud mind väga rahule jätta, kuigi leidsin pidevalt vabandusi, miks mitte kohtuda. Ühele vägeval peal oli kohal ka see noormees mu 2 tuttava sõbrannaga. Üks veel tuli hoiatama, et noormees minust huvitatud, aga fuckboy minevikuga. Selge, see noormees mingit võimalust ei saa. Õhtu jooksul tegi ta mulle väga palju nagu sihiga härrasmees ikka. Õhtu jooksul tegi ta mulle väga nagu... tegi mulle välja nagu sihiga härrasmees ikka. Lasin ennast poputada. Sellel õhtul oli minu seltskonna ümber üsna palju haisi. Ma eeldan, et see on naisi. Ning tähelepanust puudust ei tulnud. Haisid, ta mõtleb meeste all. Ma Okei, sellel õhtul oli minu seltskonna ümber üsna palju haisi ning tähelepanust puudust ei tulnud. Sain ühe noormehega samale jutulainele ning lisasime 11 Snapchatis. Läksin nagu korralik tüdruk peale pidu koju tuttu.
Hommikul jätkus suhtlus ning sooviti kokku saada. Kuna mul oli vaba päev, siis mõtlesin, et miks ka mitte. Panin mingid lambised dressid selga ja läksin õue. Istun autosse ja saan aru, et mu kõrval istub fuckboy. Kirjutasin naeru tagasi hoides empsile, et olen midagi sasja jäänud vist. Tuli välja, et eelmise õhtu jutukaaslane ja sihiga härrasmees jagasid sama nime ning üks tuttavatest oli mu snappi talle andnud. Enda teadma suhtlesin terve päev vale härraga. Nüüdseks oleme juba 2 aastat koos olnud ning meenutame vahepeal seda häbitut seika. Okei, nagu mul ei küsimus, oota kumma nagu... Ei, tal nime Kaim on ju. Nii. Ja ma sain aru, et talle meeldis see härrasmees... klubis. See, kes klubis oli? No igatahes, talle meeldis üks härrasmees, aga tal oli nime Kaim, kes oli fuckboy. Härrasmees, fuckboy. Ja siis nad Snapis nagu lisasid teineteist ja siis ta suhtles Snapis enda arvates härrasmehega ja siis said selle härrasmehega kokku, istus autosse ja pani tähele, et see on see nime Kaim fuckboy. Ja nüüd nad on koos olnud. Ma ei saa, mul anti võimalus seda sõna kasutada. Aga tegelikult, kui nad peale seda näiteks selle õige härrasmehega siis on ju, on juba 2 aastat mis asja? Mis õige härrasmees? See fuckboy? Mis asja? Ei. Ta on ju koos sellega, kes oli see õige härrasmees. Ei. Näed, loe. Näed, tuli välja, et eelmise õhtu jutukaaslane ja sihiga härrasmees jagasid sama nime ning üks tuttavatest oli mu snappi talle andnud. Enda teadmata suhtlesin terve päev vale härraga. Ehk siis ta on selle fuckboyga koos? Jah, 2 aastat juba. Okei. Meenutame vahepeal seda häbitut seika. Issand, kui hea lugu. See on päris hea ju. Jah. Tavai, jah. Aga mul on hea meel teie üle. Jah, kui nüüd siiamaani koos on. Jumala hea. Jumala tore. Noh, tavai, lähme edasi. Tavai, teeme edasi. Nii, see on ka nüüd natukene pikem. Käisime mehega hiljuti reisil. Seal pole ammu käinud. Vabandust, ma segasin vahele. Istusime lennukis 3. reas, kus võõras naisterahvas istus akna all ja meie mehega vastavat keskel ja vahekäigu ääres. Vaatasime mehega telefonist rahulikult Netflixi. Kui ühtäkki tundsin enda puusal raskust. Arvasin, et naine mu kõrval on magama jäänud ja toetab oma küünarnuki minu peale. Proovisin ennast nihutada, kuid vajus veel rohkem minu peale. Hitsitad sa vajus. Keerasin ennast siis tema poole ja märkasin, et naine vaatab tühjusesse klaasistunud pilguga. Proovisin teda äratada, küsites excuse me, are you okay? Ja korduvalt. Aga vastust ei tulnud. Mees samal ajal kutsus juba stewardessi, kes oli meie poole teel. Mitmekordse proovi peale teda äratada, lõpuks naine reageeris, ehmatades ennast justkui unest üles ja siis vajus jälle ja veel rohkem ära. Silmad ja suu lahti. Arvasin, et nüüd on küll naisega kõik. Selleks ajaks oli stewardess juba kohale jõudnud ja proovis koos meiega temaga kontakti saada. Naine ärkas uuesti justkui transist, kuid ei saanud endiselt aru, kus ta on või mis temast tahetakse. Lõpuks naine ikkagi reageeris ja meie vabastasime talle istmerea, kus ta heitis pikali ja teda prooviti koka ja toiduga turgutada. Maandudes oli naine juba õnneks kosunud ja liikus ise lennukist välja. Oleme omajagu reisil käinud, aga see olukord ehmatas päris kõvasti. Ma ütleks seda, et mulle meeldis seda teksti lugeda, siis siin oli nii vähe kirjavigu, aitäh. Aitäh, kes sa seal väljas oled, anonüümne. Ei, see oli küll hea lugemine, aga olukord, ausalt öeldes kõik, mis on seotud näiteks esmaabiga ja kõik see, vaata, kui tekibki sul olukord ja sul on inimene, kes on teatuse kaotanud, vaata. Minu meelest see on nagu väga hirmus olukord ja mul on selline tunne, et mul ei ole piisavalt esmaabi kogemust, et nagu midagi saada teha. Ma olen palju koolitustel käinud, aga ma kardan, et kui midagi päriselt juhtub, siis ma unustan ära isegi, kes ma olen. Nagu. Sul lööb täiesti plokki ära. Ma kardan, et see juhtub. Aga samas, sellel olukorras on, vaatan, stewardessid on ju, nad on nagu raudpolt peavad olema
valmis sellisteks olukordadeks, nii et sellel momendil nende inimeste jaoks vist oligi nagu võib-olla kergem. Võib-olla ainult ehmatus oli, on ju. Et ise võib-olla nii väga ei pidanud elustama või nii öelda, on ju. Et kui oleks olnud nii hullusti. Aga jah, tegelikult need olukorrad on hirmsad küll. Huvitav, nagu millest see oli tal? Ma ei tea. Kas see oli lihtsalt mingi lennuhirm või? Võib olla küll. Aga samas, kui sa lähed lennukisse, siis istud selle inimesega näiteks koos, kellel on lennuhirm, sa saad ju kohe aru ka ju. Või nagu kui ta algus oli rahulikult. Saan ikka või? Äkki ta on neid uimasteid nii palju võtnud? No see on jah teine teema. Siis ma mõtlen, mul on ka endal veits nagu lennuhirm, on ju. Ja ma nagu hoian istmes kinni, kui näiteks nagu, ma pean kellegi käes kinni hoidma, kui me nagu tõuseme õhku. Ehk siis mulle endal tundub, et kõik näevad, et ma kardan. Ja siis ma üritan ennast tagasi hoida, aga nagu ei tule välja, on ju. Et aga kõik inimesed reageerivad erinevad, nii ma ei oska niimoodi arvata. Ma tunnistan üles, et mina hakkan naerama selle peale, kui keegi tunneb hirmu. Sest mitte sellest, et ma nagu naeraksin selle inimese üle, vaid mind ajab naerma võib-olla see stress. Saad aru? Et sul on ka stress või? Ei, minul tekib stress sellest, et keegi teine kardab ja siis ma hakkan naerma. Nagu mingi, kuidas ma ütlen, mingi enesekaitse on see naer või mingi. Jaa. See on nagu, kas ma peaks ka hirmul olema või? Mis see on? Aga väga huvitav kogemus. Et peaasi, et tädil ilusti nüüd kõik hästi on. Jah, kui see oli plotist, et ta sai ise omal jalul välja. Jah, see on kõik hästi ju. See on kõik hästi, mis on muret. Tavai, vaatame, mis siit edasi tuleb. Kasutasime mitmed head aastat. Täiesti lõpp. Tegelikult tuleb välja, et me ise ei oska lugeda, et tegelikult tekstid on normaalsed. See on lihtsalt nii veider kõva häälega lugeda. Saad aru? Miks? Sa loed tavaliselt kõva häälega või? Ei, aga nagu jutustaja roll on kuidagi fun, ei või? Ma viimati lugesin kõva häälega äkki mingi, siis kui mõed vennad väiksed olid ja lugesin neile muinasjuttu. Ehk siis päris palju. No siis saad jälle vaata harjutada. Kuulajad vaata ja ma loen teile unejuttu nüüd. Pane silmad kinni. Nii, kasutasime mitmed head aastad tagasi sõpradega Skype'i videokõne omavahel suhtlemiseks. Tõusime hommikul, panime Skype'i sisse ja vahest see lihtsalt jäi sisse ja kui kellelgi tuli tuju rääkida, siis sai kohe suhelda. Nii oligi ühel heal päeval, kui Skype oli sisse jäänud ja meie ühel hetkel kuuleme oma mehega imelikke hääli. Lähemal uurimisel saime aru, et sõbrad olid läinud magamistuppa suurte inimeste asja tegema ja Skype'i sisse unustanud. Hiljem nad üritasid käituda väga casual, nagu midagi poleks juhtunud, aga meie siiski veidike tegime nalja nende kulul ja on siiani naljakas meenutada. Tegijal juhtub. Issand, nagu esiteks, ma ei kujutaks ette, ma see Skype'i teel räägin oma sõpradega või äkki see oli thing tollel ajal, kui ta just tuli, on ju? Et siis oledki nagu, issand, kui äge, me saabegi kogu aeg rääkida omavahel. Jätamegi sisse üks. Üldse privaatsus pole. Privaatsus, mis asi see on nagu? Ei, see on päris naljakas tegelikult. Nagu, kui tihti pidi seal Skype käima, et sa nagu ükskord täiesti unustad ära, et see eksisteerib, et sa paned käima selle? Ma eeldan ikka nagu nädalaid. Või nagu et see ikka mitmeid kordi peab see. Jah. Päris, vau. Püsikasutajad, No see on päris naljakas, aga samas, mis sa siis teed, kui sa kuulad, sa oled nagu mingi end call? Ei, ma paneks kõvemaks. Ma mingi, mis seal toimub? Vabandage. Või kas sa teeksid ise ka häält või sa nagu jääksid vaikseks? Ei, ma ei tea, ma tegelikult päriselt ei teaks, mis ma teeks. See oleks nii naljakas, ma ei tea, ma oleks siis nagu ma võib-olla korraks on nagu aga siis ma nagu end call. Aga samas ma tooks selle pärast uuesti välja nagu sõprade vahel. Ei, no ma muidu tooks ka muidugi. Jah, nagu nad ka ise tõid. Ma teeks kogu aeg selle nalja. See oleks naljakas. See on naljakas, jah. Aga jah, tõsi, ma paneks ka võib-olla end call sellepärast, et ma ei taha rikkuda seda. Jah. No kui ma inimesel pärast otsa vaatan, siis ma tean. Ma tean, mida sa tegid. No see on päris naljakas. Mulle nii meeldib, et inimestel on nagu sellised toredad ja naljakaid olukordi olnud. Jah, mulle ka. Jah. Ja kui ma ise mõtlen, siis ma olen nagu mingi nüüd ma pean tagasi kerima ja mõtlema. Et selles suhtes mul on nagu väga hea meel, et inimesed on kirjutanud, sest kui ma ise mõtlesin ka, et kui ma hakkan kirjutama
või nagu, kui ma peaks hakkama kirjutama, et siis see mõtlemine olukord, see nagu, issand, ma pean, ma ei tea, elus täiesti tagasi minema, et mis olukorda ma peaks kirjutama, onju. Nii et mul on väga hea meel, et inimesed kirjutasid. No mul ei tule näiteks praegu ühtegi lahedat seika. Mõtlesin ka, jah. Ma ei tea, see on jälle, vaata, need lasteaed, vaata. No too hetked, et sealt kindlasti on midagi. Või see oleks esimene asi, mis mu pähe toob? Okay. Sa hakkasid mõtlema juba? Ma juba hakkasin mõtlema. Okay. Sa hakkasid juba genereerima. Nii. Mina, jah. Okei, nii. See on pikk ka. See on väga pikk. No nii, ole valmis, eks ole. No kütta. Igatahes, reaalselt lausa hakkab niimoodi, igatahes käisin eelmine aasta, ei. Sügis. Jah, ma ei oska lugeda. Ma hakkan enda lugu rääkima. Aga nii, käisin eelmine sügis Saksamaal vahetussemestril ja see on lugu mu kõige õudsemas peo experience'ist, mille pärast ma suitsetamise maha jätsin. Oli reede ja päev oli kuidagi mega sitt juba algusest peale. Plaanisime sõpradega peale loenguid muhikas kokku saada, et natukene pre-game'i teha ja seejärel ühte kluppi minna. Pre-game'i ajal jäi ma ainult on caps lock'is 2 sõlu. Ma tšaagisin need Karsbergid ära ja ma ei tea, mis juhtus, aga ma olin juba läinud. Klupi jõudsin kenasti kohale too ja ma ei tea, kaua me seal olime, äkki pool tundi. Kuniks ma sõbraga õue suitsule tudisesin, see on huvitav sõna. Mul endal ei olnud, nii et sain tema, ma ei tea suitsu neid, Aldi, Marlboro Goldi knock-offi. Sa tead seda või? Ma tean ainult sõna Marlboro ja see on kõik. Mis asja? Ma ei tea suitsust midagi. Okay. Kus suits ei tulnud üldse ka läbi. See oli horrible. Ütlesin talle, et ma tahan eemale istuma minna, sest õudselt halb hakkas. Mingi hetk tulid meie sõbrad ka ja nii ma seal istusin. Vaatasin suht tühjusesse ja püüdsin mitte magama jääda või ketti panna. Aga üks hetk ma ikka kettisin enda jalgade vahele. Kõige õudsem oli tegelikult see, et ma vahepeal kuulsin, kuidas võõrad mehed tulid ja küsisid mu sõpradelt, et kas temaga on kõik korras, ma võin ta ise koju viia. Mingi hetk tõmbas politseibuss ka kõrvale. Jopp. Mis oli veelgi piinlikum. Mu jaoks tundus, et ma olin seal istunud kuskil 15-20 minutit, aga sõprade sõnul ma istusin seal. Oota, kuidas ma ütlen seda? 1,5 tundi. 1,5 tundi. Sorry, ma ei oska aegu rääkida. Aga 1,5 tundi. What? Aga ära muretse, jutt läheb edasi. Kui ma rohkem teadvusel olin, siis ma tahtsin koju ära minna. Õnneks ma elasin ühe tüdrukuga samas ühikas, nii et ma ei pidanud täiesti üksi minema. Ma poleks vist ausalt jõudnud ka. Üks hoidis mind ühelt poolt ja teine teiselt poolt. Ja siis me läksime tipa-tapa metroosse. Püüdsin elu eest mitte kettida, aga mul oli metroos ka väike blackout. Ainukene hetk, kui ma teadvusel olin, oli siis, kui ma põrandale ketti ja sõbranna kilekoti ette andis. Issand, kui palju rahvast seal oli. Hullem oli läbi ja sõbranna tiris mu tuppa ja ma vajusin magama. Ma tõusin voodist vist kell 6 õhtul alles püsti ja sain ainult saia süüa. Ja peale seda õhtut ma ei saanudki enam suitsu teha. Iga kord kartsin, et panen ketti või hakkakski reaalselt halb. Mulle meeldib, et lõpus on smiley face. Oh my god, mõtle, kui halb pohmakas tal tuleb. Ma ei tea, tal oli nagu väga halb, kui sa kell 6 õhtul ärkad ja sa saad ainult saia süüa. Ma arvan, ta sai korki. Aga ta juba väitis, et ta jõi ju ainult alguses 2 õlut ja ta tundus, et ta juba oli täis. Aga ta oli oma sõpradega kodus. Juba oli täis. Jah. Aga samas ta ei öelnud, kas ta klubis ka jõi või mitte. Sest ma eeldan, et su sõbrad ei teeks seda ju. No ma loodan, jah. Aga samas ta oli Saksamaal ja ta ei tundnud mitte kedagi vahetusaastal, semestril.
nii et ta ei tundnud kedagi. Samas ma ei tea. Ma pigem eeldan inimestes head selles suhtes. See on väga raju lugu. On. Nagu seda ma räägiks küll oma sõpradele edasi, nagu seda ma isegi hoiaks saladuses. See oleks nagu, tahad teada, mis seal juhtus. Issa, ma hästi ei kujuta ette, mis pohmell tal pärast on. Aga nagu kui mul juhtuks midagi sellist, ma arvan, et ma ei pidutseks ega ma ei teeks mitte midagi nagu mitmeid kuid. See tundub nagu trauma. On ju? Ja, ma tean. Ma võin ka enda loost siukse loo rääkida. Oota. Ehk siis mitte anonüümne. Kas sa tahad jagada? Ei, no sellepärast ma ei joogi väga. Kas sa tahad jagada? Ei, no vähemalt ma olen elus. See on peamine. Vähemalt me kõik oleme nagu ikkagi juttude... ongi ju, kõik jutu, mis on, inimesed ikkagi ellu jääd. Nagu see on hea, jah. Sest nad on saanud kirjutada. Jah, ei, aga... ei, selles mõttes tõsi. Aga mõned inimesed olid nagu kõrvalt vaates, aga meil on jumala hästi läheb ju. Meil on tõesti hästi. Ma loodan, et sellel inimesel on nüüd parem. Jah. Okei. Lähme edasi või? Jaa. Wow. Mulle täiega meeldib, et inimesed on nagu aega võtnud detailselt ja lihtsalt kirjutanud, kuidas tuleb. Mulle väga meeldib see. Jaa, mulle ka. Jah. Paar aastat tagasi käisin oma sõbrannaga aastavahetuspeal klubis, kus tutvusin ühe kutiga. Kõik oli fun ja tantsisime terve öö, teate küll. Aga kui pidu hakkas lõppema, tekkis küsimus, mis edasi. Kuna ma pidin järgmisel hommikul kell 11 tööl olema, oli mul tõsine plaan minna sõbrannaga minu juurde tuttu. Ja vsjo. Aga sellel kutil oli teised plaanid ja nii me kolmekesi minu juurde jõudsime. Sõbranna magas elutoas, meie magamistoas. Palun nüüd. Okei. Asi läks spice'iks. Ja ühel hetkel mees ilma hoiatamata lihtsalt lõi mind lahtise käega näkku. Vabandust. Hallo! Ma olin nii segaduses ja honestly ma ei mäleta, kas ma üldse midagi tegin selle peale. Anyway, kätte jõuab hommik, tüüp magab täiesti paljalt minu voodis ja peale mu äratuskella ütleb, tere hommikust, musi, kuidas sa magasid? Mille peale ma vastasin, ma pean tööle sättima, et jah, sa peaksid ka minema hakkama. Sõbranna oli ka juba üleval ja meil läks 40 minutit, et see tüüp uksest välja saada. Sõbrannale rääkides, mis juhtus, tuli välja, et Chick oli temaga rääkinud öösel, kui ma hambaid pesin, et mulle meeldivad karmid mängud, mis tegelikult ei ole tõsi. Aga ta mõtles seda naljaga ja ei oodanud, et mees midagi sellist tegema hakkab. Anyway, 3 aastat hiljem ja mu kallid sõbrad leiavad ikka, et see on kõige naljakam lugu maailmas, mida lahata. Love life. Ja ma jõudsin tööle kella 8. Oh my god. See oli nii hea lugu. Reaalselt. No, aga nagu, kui ma mõtlen selle sõbranna poolt, nagu ma teeks ka nalja, vaata. Aga nagu ma ei eeldaks, et ta võtab seda nii tõsiselt. See vend jõudis tööle sinise silmaga. Ja veel jõudis hiljaks ka. Issand jumal. Aga see on jumala funny story ju. Ja tundub, et talle sõpradele ka meeldis. Sõpradele meeldib ka see lugu. Aga ta vist väga meeldis selle mehele, kui see mees oli valmis nagu... Jah. Aga ma ei tea, see on see, et kui keegi võõras põhimõtteliselt ütleb sulle, et kuule, tead mis, et mu sõbrannale meeldib natukene karmid mängud, et proo järgi vaata. Ja siis ma oleks ikka nagu mingi, et ma küsiks luba enne, mis asja. Ma ei läheks siis nagu lahtise käega. Issand jumal. Issand, see oli päris huvitav. See oli päris hea. Ma räägin, lugus ikka tuleb, inimest ikka toimub asju, seiklused ja värkine. Mõtlen, mu elu on nii igav praegu. Jah, peale seda lugu. Ei no, mis ma teen? Kool ja kodu ja kool ja kool, kodu ja kool, kodu ja. Aga ei vinge, et teil siuksed elud on. Väga vinge. Tavai. Nüüd järgmine on mingi kõige lühem, mida ma elu sees näinud olen. ei, tegelikult. Nii, ma tean ühte inimest. Miks sa juba naerad? Vaata. See oli nii lühike lause, et ma nägin lõppu juba. Ma tean ühte inimest, kes arvas väiksena, et maailm on mustvalge. Siis tuleb sulgudes, see inimene olen mina.
oota, kuidas sa arvad, et see mustvalge on? Kui sa juba näed värviliselt. Jah, nagu kus kohast see pilt peaks tulema nagu? Mis pilt? Nagu kus kohast sul tekib see, et nagu mingi, jah, maailm on mustvalge. Äkki ta värvipime? Ei vä? Ma ei tea ju, lihtsalt see tundub nii random. Ma nagu mõtlen asju välja praegu. Ei, ta võib olla värvipime küll, jah. Tundub, et on ju. Aga ta ütleb, et kes arvas, ta räägib minevikust, ehk siis ta enam võib-olla ei arva nii. Ehk siis ta oli laps ja siis ta on nagu mingi, see on mustvalge. Ja siis tegelikult ta läks kooli ja siis hakkas õppima värvi, siis nagu, see on nagu värvid ka, ei ole mustvalge. väga funny story. Vinge. Okei, nüüd tuleb vist kõige pikem lugu. Ja see on kõige viimane. See on kõige viimane ja kõige pikem. Good luck. Hakka rääkima. Thank you. Ma kuulan. Teame sõbrannaga teineteist umbes 4 aastat ja olime väga lähedased, kuniks sõbranna leidis omale kevadel uue kavaleri. Nimelt on sõbranna noormees kriminaalse minevikuga, kuid sõbranna väitis, et kutt on muutunud ja sellised eluviisid ammu selja taha jätnud. Sõbranna tungival soovil ja et mitte hinnata inimest tema mineviku järgi, sest tõesti inimesed võivad ju muutuda, andsin sõbrannale ja ta kutile võimaluse, kuid sisimas see kutt mulle siiski ei meeldinud ning samuti ei meeldinud noormees ka teistele sõbrannadele tema mineviku pärast. Noormees on üsna tuntud ka oma narkoäridega. Alguses oli ilus, kena, tore. Noormees käis tööl, oli lõbus ja jutukas ning käis meiega väljas, kuid sisimas oli ikkagi kuidagi halb tunne tema osas. Peale paari kuud hakkasin järjest rohkem tähele panema, et noormees ei taha üldse kodust välja tulla ja need üksikud korrad, kui tuli, oli väga ärev ja vaatas imeliku ja pisut hirmunud pilguga ringi. Sügise poole suhtlus sõbrannaga katkes teatud põhjustel. Hiljuti kuulsin, et noormees on suurtes jamades ja sinna tõmmanud ka minu nüüdseks endise sõbranna. Nimelt tuleb välja, et sisetunne ei valetanudki. Noormees ei olnud vanadest kommetest lahti öelnud ja tegeles ikkagi oma kahtlase äridega edasi. Lisaks on noormehel mitmekümnete tuhandete eurode väärtusest narkoäridest tulnud võlgu. Noormeest otsivad teised pätid taga, kuid noormees ennast näole ei anna ega telefonile ei vasta. Enda peitmisega on ta sellesse jamasse tõmmanud ka minu endise sõbranna, sest nüüd otsitakse ka teda taga ja peetakse asja osaliseks. Üritasime sõbrannale ka mõistust pähe panna, et ta ruttu jätaks selle kuti maha ja päästaks ennast nii palju sellest jamast, kui veel päästa annab, sest asi on katastroofiline. Et kui nad üles leitakse, siis nad kas pekstaks läbi või saadetakse teise ilma. Mida ma loen praegu? Okei. Sõbranna aga ei kuula meid ja usub kuti ilusat juttu, kuidas asi pole üldse hull ja et ta ajab kohe kõik asjad korda ja maksab võlad ära. Mina ja teised sõbrad aga noormehe juttu ei usu, kuna raha ta jälle ei ole ja millega neid võlgu maksta ning samuti on asi hull, kuna inimesed, kellele kutt võlgu on, lubasid nad konkreetselt maha lüüa, kui oma raha tagasi ei saa. Olen omalt poolt teinud kõik, mis vähegi võimalik, et endist sõbrannad sellest jamast päästa, kuid tulutult ning rohkem ma seda teemat ei torgi, kuna ma ei taha saada selle asja osaliseks ja karta iga kord, kui kodust välja lähen, et kas ma ikka jõuan elusalt koju tagasi. Jesus Christ. Wow. Mulle meeldib, et lõpp läks nagu väga morbiidseks, aga see on ikka päris karm. Ja ma olen kuulnud nagu hästi palju, kus on suhteid, kus kõrvaltvaatajad, kes on su sõbrad, nagu ütlevad, et see ei ole hea, see on halb, aga see, kes sina seal sees oled, sa ei pane seda tähele. Ja siis üks hetk ongi niimoodi, ma ei tea, mis igas võib juhtuda, on ju. Ja ma olen ise ka samas olukorras olnud. Mulle öeldi kogu aeg, et see, mis toimub, on vale. Ja siis ma olin mingi, ei, kõik on hästi. Ja siis pärast sain aru, et no oli ikka vale, jah. Aga kui sa oled selle mulli sees, ega sa rohkem kaugemale ei näe. Wow. Ma loodan, et vähemalt selle kirjutaja elu taastub või nagu, et ta ei peaks iga päev hirmu tundma, kuhu ta läheb või mida ta teeb. See on väga julm ausalt öeldes, kui sa pead
kartma oma elu eest ja mul on veel suurem kahju sellest sõbrannast, kes nagu on suhtes. See on räme manipuleerimine seal, kõik, mis seal suhtes toimub. Ja kui reaalselt sul ongi nagu hetk, kus ongi nagu põhimõtteliselt elu ja surma küsimus, on ju. No, see viimane kiri tundus nii ära praegu. Aga no, elu ongi selline. Sul ei olegi ainult nagu toredad hetked. Aga tõesti, ma loodan, et kõik laabub paremuse poole ja et ei lõppe halvasti. Jaa, vau. Aga jällegi, see inimene sai rääkida oma südamelt selle mure ära ja ta ütles, et ma loodan, et ma ei pea enam tegelema sellise asjaga või mõtlema selle asja peale või... Issand, kui hea, et me tegime selle saate. Nagu inimesed said nii palju rääkida, kes nagu mingid asju südamelt, kes mingid naljakaid seiku, nagu kõike, nagu mul on nii hea meel. Ja, meil läks ikka väga hästi sellega. Meie peaks ainult harjutama lugemist. Reaalselt. Ma siit tunnen, ma ei oska lugeda. Ma ütlesin nagu mingi sõna oli, ma ütlesin teise sõna selle asemel. Halleluuja. Issand jumal. Appikene. Aga ma lihtsalt ütlen, et need inimesed, kes kirjutasid asju, mis on südamel, siis ma ei tea, Maria eest ma ei oska räägida, aga mulle võib kirjutada. Ma võin olla teie parim sõber, kes aitab teid hädast välja või ma võin proovida. Ma ei taha inimestel halba. Ei, absoluutselt. Ma lihtsalt tahaks kõik tunneksid ennast hästi. Ja samas, kui inimesed tahavad ikkagi anonüümselt seda teha ja siis võib ikkagi sinna edasi kirjutada selles suhtes. Jah, pange sinna formsi veel. Ei, vau, lahe. Jah. Nii et ma ütleks, et meil on jumal seksest täna. Kas sul oli mingi lemmiklugu ka täna või? Mulle meeldis see, kus see ei olnud nagu hea, aga see ei lahtise see lava peaga. Aga see oli funny ja ta ütles, et ta sõbrad ka siiamaani naeravad ja räägivad seda lugu, nii ma eeldan, et ta endal ei ole ka vaata halb maik võib-olla nii-öelda selles suus. Et ta saab sellest rääkida. Jah. Aga samas sa mõtlegi selle peale tagasi naljaga ju. Ei või? No ma ei tea. Okei. Oota, mis su lemmik oli siis? See oli tore, mulle meeldis see. Ja, see panin nagu mingi kõige rohkem nagu ahetama kuidagi. Okei. Ja, vau, see oli päris huvitav. Jah, me läks väga hästi. No ei läinud, meie lugemine ei läinud hästi, aga teie lood läksid hästi. Jah, idee selles suhtes oli olemas. Aga tõmbame siis otsad kokku, mis me ütleme lõpus? Reimo tahab lugu rääkida. Oota, mul on hea lugu. Ma olin, ma ei tea, mingi 15, me olime korvpallilaagris Haapsalu juures, minikorvpallifestival, see oli nagu, ma arvan, 1000 seda korvpallimänget umbes ja siis mina, ma ei hakka väga spetsiifiliselt, kes olid, aga mina ja siis meie klubist 2 kutti, me läksime sauna, siis me olime leilis ja siis üks kutt hakkas sealt leilist ära minema ja siis mõtles, et teeb nalja, et nagu just enne kui välja läheb, et laseb peeru. Aga tal tuli varrega. Ja siis seal olid siuksed nagu restid, nagu et sa ei libiseks selle põranda peal, vaata. Nagu see plastikrestid siuksed ja siis see vars ja kõik see tuli seal vahel niimoodi kinni. See oli siuke aega sealt välja pesta. Siis ütles, et ärge teistele rääkige. Ja siis saad aru, ma ei jõudnud saunast välja. Ma jõudsin saunast välja. Ma jõudsin sinna ma ei jõudnud meie kämpingusse tagasi ja me terve klubi teadis juba, et ma kuulsime küll, mis üks tüüp tegi. Aitäh! Okei, aga mul küsib, kes see pesi seda siis? Kas sa ise pesi või võt? Issand, kui hea. Issand, ma oleks pidanud ka nagu vahepeal mõtlemagi hea mingi loo välja, aga Issand, kui hea. Thanks, Reimo. See on nüüd päris hea lõpp. Jah, kuule, see ju... Aitäh sulle, mis asja. Haibime lõppu üles, et inimesed kuulaks järgmist osaga. Jah, aga anke siis teada meie sotsiaalmeedias, ma ei tea, kus iganes kommentaarides saab neid asju. Triinu teab paremini neid asju. Leiab. Ta noogutab. Anke teada, mis te arvate tänast episoodist. Äkki teeme veel miskit pulli nalja sellist.
sarnast. Mõtlesin, Vol 2. Jah, mõtlesin, kui meeldib ja inimesed tahavad rääkida, siis why not? Jah, vaatame, mis saab. Mhm. Aga ma nüüd vajutan nuppu. Vajutan nuppu. On sul midagi head öelda veel? Ma tahtsin öelda aitäh, et kuulasite. Loodan, et meeldis. Jah, ma tahan öelda, et mu kõht kogu aeg koriseb. Ja